Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele raadiokuulajatele ja kõikidele teiste platvormidelt meie kuulajatele. Saade Eesti Kroon alustab. Stuudios on Andro Roos ja Maksim Romanovitš ning saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervist, Andro! Tere, Maksim! Saate kuulajad samamoodi. Ja, alustaks sellise ampluaga, et nüüdseks, kui saade eetrisse läheb, on Eesti ühistumetsa võlakirjade märkimine on läbi saanud. Kuidas sellega on läinud, oskad sa öelda? Kuule, täismärgiti kõik. Täismärgiti kõik või? No ütleme niimoodi, ma vist olin see viimasena rongi peale hüppaja. Eelviimasena? Ja. Sa olid viimane või? Ei, mina ei olnud viimane. Ma ei jõudnudki märkida, ma pean nüüd ausalt tunnistama. Aha, no igatahes jah, et täna hommiku seisuga, kui meie saade salvestus käib, veel oli viimane päev, et midagi ikkagi seal haarata ja ma ikkagi jäin mõttesse ja vaatasin, et võimalust on, midagi võtaks ikka, et midagi äkki pudeneb, midagi ikkagi veel pudenes ja suurepärane, et ütleme, et kergendus tuli südame peale lausa. Noh, siis on ju hea, siis on väga hea. Sest et tegelikult millest see kergendus tuli, on ikkagi tegemist oli sellega, et intress on ju selle pealt on 7%. Jaa, mitte 6 veel. Mitte 6 veel, selleni me kohe jõuame, sest et see 7% ma saan aru, et oligi see viimane kord, nagu sa kogu aeg ähvardad, et nüüd saab olema ainult 6 ja 6 ja 6. Et siis juut nagu ma olen, siis oli vaja ikkagi, see 1% ka, midagi ikka on midagi ikka. Igatahes natukene selle 6 juurde minnes ongi, et... Aga ega 1 euro 100 või 1% 100 eurolt on ju... On 1 euro. Jaa. Ja minu arust, kus bussijaamas 20 senti on vetsus käimine, nii et saad 5 korda aastas rohkem vetsus käia bussijaamas. No vaata, bussiga ei sõida, vaata jala ei käi, vette ei joo, et elu on vähemalt nii hästi läinud. Et aga siis saab pool kohvi. Saab pool kohvi. Ja igatahes ma tegelikult selle 6 juurde tagasi tulles on, ma ikkagi siin neid ka igasugused majandusteemalisi artikleid asju loen, et ma saan aru, et Eestis ju inflatsioon on meil 6%. Ehk siis lähtudes sellest loogikast, kui on nagu 6% on inflatsioon, ehk siis aastaga 6%, mis tähendab seda, et kui just, siis peaks asi olema nagu nullis. Ehk siis kui järgmine võlakirjade märkimine on 6%, siis teoorias on see, et su raha ei kaota väärtust, aga midagi juurde ka nagu ei saa. Mina seda nii ei võtaks, et vaata hoiuste puhul ka, et mina võtaks seda hoiustamist ja sealhulgas ka võlakirju ikkagi niimoodi, et vaata, sa saad ju perioodiliselt intresse. Hoiuse puhul kord aastas tavaliselt, aga kellel on suuremad summad, me oleme andnud seal ka kord kvartalis või kord kuus. Väikeste puhul ei taha, see arvestus läheb keeruliseks, aga võlakirjade puhul alati on kord kvartalis, see tähendab iga 3 kuu tagant. Nüüd see raha, mis sa saad intresside näol, sisuliselt see on ju sinu elamiskulude jaoks, see on sul nagu niisugune ekstra tulu, mida sa muidu ei saaks, et raha ei kasva tegelikult kuskil juurde. Et ta ei ole meil leti peale pandud niimoodi, et ta kuskil juurde kasvaks niimoodi, nagu 100 aastat tagasi õpikutes räägiti, et et nagu seeme on raha on nagu seeme, et paned ta mulda ja siis ta muudkui kasvab, et niimoodi ta ei kasva, et seda mõtleb Boratino ainult. Et ta teeb tööd nagu selle kaudu, et ütleme ühistumetsal on investeeritud seal puiduvarudesse nii edasi, hoiulaenuühistu annab ettevõtluslaene, sealt tuleb tagasi sinu kui hoiustaja või sinu kui võlakirja omaniku jaoks sisuliselt see perioodiline intress aitab ju katta sinu jooksvaid elamiskulusid. Sa lähed poodi selle raha eest niimoodi, eks ole, et sa võta seda nagu ekstra tulu, et palka saad sa nagu palgana. Et palka pigem sööb sinu see inflatsioon, eks ole. Aga intressi saad sa ekstra tuluna sealt juurde, mis sa oled palgakõrvast nagu suutnud nii-öelda säästa, panna intressi teenima. Teised, kes ei ole suutnud, nende palka sööb inflatsioon selles mõttes, et nad saavad oma palk ei muutu, poes hinnad kasvavad, nad saavad oma palgast järjest vähem tarbida, aga sina saad palga eest järjest vähem tarbida, aga seda kompenseerib see, et sa oled suutnud kõrvale panna oma 100 või 200 eurot sinna võlakirjadesse ja need maksavad sulle intressi ja nagu ma ütlesin, saadki nagu pool kohvi nagu, ja tegelikult saad rohkem, sellepärast pool kohvi on lihtsalt see, mida sa kaotad, võib-olla oleks kaotanud, kui sa oleks nüüd mitte 7%-ga investeerinud, vaid 6%-ga, eks ole.
aga tegelikult saad sa oma 100 euro pealt 7 eurot juurde, noh, see on ikkagi, ma ei tea, noh, banaani saad poest osta selle eest ja õuna ja mis sa kõik ostad, leiba saad osta mõne pätsi ja midagi ikka, noh. Midagi ikka, aga kui sa poleks pannud, siis sa oleks need pätsid ja banaanid kaotanud. Jah, et no tegelikult millest mina nagu lähtusin selle oma väljaütluses on see, et lugesin siin Oleg Ossinovski intervjuud ja tema ütleski väga selgesõnaliselt jah, et kuna inflatsioon on meil 6%, kui te leiate mingisuguse investeerimise, mille tootlikkus on rohkem kui 6%, pange raha sinna sisse. Aga no vaata, see on... Aga kui on alla 6, siis on laristage seda raha, lööge laiaks, nautige eluna. No vaata, ei ole tegelikult niimoodi, et see ma vaidlan Ossinovskile vastu, et noh, tõesti, kui sa leiad nagu parema kui 6%, noh, good for you, nagu vanad eestlased ütlesid. Selles mõttes, et noh, ongi väga hea sinu jaoks. Aga vaata, noh, kui sul on 100 eurot või ka 1000 eurot, ega see, et noh, et kuskil mingi tootlus on 6% või inflatsioon on 6%, et sinu 1000 eurot, nagu see inflatsioon sööb 6% võrra aastas, see on sinu jaoks arvestuslik. Ega sa ei investeeri seda, noh, peale võlakirjade või hoiuse nagu nii kuhugile paremini. Sest mingit äri sa 1000 euroga ei tee või 100 euroga. Noh, kulda võid osta muidugi, aga seda saad ka nagu vähe ja turuhinnast märksa kallimalt, nii et seal annab oodata nagu seda tõusu, et kui see turuhind nagu järele tuleb. Nii et noh, põhimõtteliselt selles osas ma olen nagu Ossinovskiga nõus, et tõesti, kui sa saad oma raha nagu panna parema intressiga teenima, kui on nagu inflatsioon, siis on tore, aga mis puudutab alla, et larista, vaata see ei ole õige, sest see läheb vastuolu sellega, mida ma sulle just ütlesin. Kui sa näiteks investeerisid praegu 100 eurot võlakirjadesse, sa säästsid selle, oleks selle ära laristanud, no näiteks ostad toitu või ostad napsi näiteks, eks ole. Noh, sa jood selle napsi ära, kused pärast välja või toidu ka, nagu kõht läheb paksemaks hoopis, pärast tunned, et need poleks pidanud nii palju sööma, et see ei tule sulle kasuks, et ega sa midagi mõistlikku selle raha eest nagunii ära ei osta, kui sa selle ära laristad. Küll aga, kui sa selle investeerid, olgu isegi näiteks 3%-ga, saad 100 eurole 3% peale, seal on 3 eurot aastas. No lähed ostad kas või ühe ekstra kohvigi. Vaata, muidu sa ostaks palgast selle kohvi, aga nüüd ostad intressidest. Nii et ma ei saa nõus olla sellega, et inflatsioonimäärast allapoole intressimääraga investeerides inimene kaotab midagi. Jah, ta kaotab arvestuslikult, aga reaaleluliselt ta tegelikult ikkagi saab juurde. Ehk siis sisuliselt igasugused intressi väljamaksed teie võlakirjadest peaks kuulaja lähtuma sellest, et noh, et see on haljava. Noh, see on ikkagi niimoodi, et parem varblane peos kui vares katusel või kuidas see ütelus on nagu. Et ikkagi, kui sa ära laristad oma raha, olgu sul seda palju või olgu ka vähe, kui sa vähe see raha ära laristad, ega see sulle midagi, ega see sind rikkamaks ei tee, see teeb sind vaesemaks. Aga kui sa suudad ikkagi selle kõrvale panna ja natukenegi teenima panna, siis noh, ma ütlen, et jah, natukenegi parem varblane peos kui vares katusel. Ja jätkame aga samas veel ikkagi võlakirjade teemal, et ma sind nagu selles osas nagu rahule ei jätta, et raha laristamise osas tundub, et või seda nii-öelda panna teenima või sa vist ikka oskad, et siin ajalehest käisid jälle läbi, et Käänu T26, kuhu olid ka võlakirjad ju Corsia omad, kus sai ka kaasa löödud. Ma vist isegi ka sain seal kaasa löödud. Ma ei mäleta täpselt, ma olen nii mitmetes nagu projektides kaasa löömas, et ei pea täpselt arvet. Et mis seis seal on, et ma saan aru, et nüüd on kibekiire ehitus ikkagi käimas, et ajaleht ikkagi väitis, et noh, et graafikust maas, et noh, üks saada ajab teist taga, aga loed nagu, kui ridade vahel lugeda, siis ma saan aru, et vendikamehed olid juba peal ja aknad olid saabumas, et tegelikult maja kerkis. Noh, vaata, eks see ongi nagu see, et noh, aetakse nagu erinevad asjad nagu segamini, nagu täpselt see eelmise teema peal Ossinovskigi, nagu, eks ole, et pealt näha justkui õige väide, aga tegelikult on täiesti väär, kui sisse nagu vaadata. Ega ma siin nagu ennast õigustada ei taha, aga vaata, pigem on iga ettevõtja enda asi, millal ja mis tempoga ta ju teeb nagu selles mõttes, et ma saaks aru, et kui inimesed ootaksid seal aastaid, nagu umbes see jutt oli, aga inimesed ei oota ju aastaid, et noh, et see, et meie selle kinnistu ossime mingisugune hetk, noh, mõned aastad tagasi ja suure tempoga nagu ei ehitanud, see tuleneb ju sellest, et kui vahepeal nõudlust ei ole, nagu me kõik teame ju, eks ole.
seda nõudlust ei olnud korterite järgi, no miks ma siis seda ühistu raha sinna sisse peaks panema. Aga nüüd, kui me võlakirjad tegime, no siis pärast seda läks ehitus käiku ja sellest on ju möödas ainult mõni kuu, nii et noh, rääkides sellega, et mõne kuuga midagi tehtud pole, see on ju vale tegelikult. Juba lähtudes sellest, et kes minu juttu ei usu, minge kohale, Käänu 26 ja vaadake, et töö käib nagu laeva köögis. Eks ma seda nagu selgitasin ka niinimetatud ajakirjanikule, no minu arust ajakirjanik pole, ta on nagu propagandist, et vaata, üks asi, mis meil Eestis väga puudu on, mida ma nagu tunnen, on nagu austus ja lugupidamine. Et muidugi igaüks peaks endale ka tuhka pähe raputama, ma ise ka sealhulgas, et teinekord tekib nagu tahtmine, et vaatad välimuse pealt kedagi, et kuidagi üleolevalt kohelda või et tundub, et endal läheb elu nagu väga hästi, no nendel perioodil, kui ta läheb nagu hästi, et siis võiks nagu teistel ülevalt alla vaadata, aga tegelikult peaks igaüks nagu peeglisse vaatama, seda teha ei tohiks. Aga need väidetavad ajakirjanikud nagu pidevalt, et vaata, kui nad pöörduvad näiteks minu poole ja kui ma vaatan, üldse pöörduvad teiste ettevõtjate poole või pöörduvad ka poliitikute poole. Et ma peaks nagu ütlema nagu seda, et lugupidamine on puudu nagu meie ühiskonnas. Et vaata, kui hakatakse tulema peale küsimusega, et kas on üldse lootust, et maja saab valmis? No mis küsimus see on? Kas on üldse lootust? Kas ma siis peaks vastama, kas on üldse lootust, et sa üldse millestki aru saad? Et mina ju niimoodi ei vastanud nagu ja ei kavatsegi vastata, kuigi äkki õige oleks. Nii et vaata, tegelikult loll mina, et ma üldse vastasin, et poleks pidanud nagu vastama, sest vaata, kui sul siuksed küsimused tulevad alguses juba, siis on ju teada, et see ei ole mitte ajakirjanduslik artikkel, kus ei taheta nagu leida nagu küsimustele vastuseid, vaid siis on ju teada, et siis tulebki artikkel stiilis, et Keskerakonna Tartu piirkonna esimees, siis on teada, et see on poliitiliselt motiveeritud artikkel, lubab, aga ei tee, eks ole, ja siuke plägu tavapärane asi. Nii et lugupidamist ja austust rohkem nagu üksteise vastu. Siin teeme aga ühe kiire reklaamipausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandust, investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ja stuudios ikkagi endiselt Andro Roos ja Maksim Romanovitš ja Andro, lähme aga teemadega edasi, meil on teemasid on mul täna pandud mitmeid ja alustaks vist seda segmenti sellisest jutust nagu ikkagi energeetika ja ütleme siis niimoodi, et palju kõlapinda saanud fosforiit ja haruldased muldmetallid, mida nii-öelda liigub Ukrainas, kui tuleb välja, et ka Eestis, Ida-Virumaal, et kui nüüd Eesti riik peaks sellesse asjasse süvenema ja tõesti hakkama neid harudasi muldmetalle sealt fosforiidist ka kätte saama ja nii edasi, et mis see Eesti majandusele tähendaks? Kas sina näed, et see võib olla Eesti Nokia? Ma ütlen sulle ausalt, et ma ei oska mitte midagi öelda, sellepärast mina ei ole mäeinsener ja ma ei ole mäetööstusega isiklikult kokku puutunud ja ma ei oska midagi öelda, mida see teeb põhjaveele, mida see teeb keskkonnale, mida see teeb elamutele. Ja ma arvan, et enamik poliitikud, kes siin üldse sõna võtavad ja suur osa rahvast tegelikult ei tea seda. Ma ei ole üldse kursis sellega, mis tehnoloogiad on, et kui mina oleks otsustaja või kui minu, ütleme, tegelikult kodanikuna, eks ta minu elu kohta mõjutab, eks ma peaks seda uurima, aga ma pean sulle ausalt ütlema seda, et kõikide muude murede kõrval ja võitluste kõrval, millega peab tegelema, ma ei ole seda uurinud ja praegu ma ei näe, et ma leian aega seda uurida. Ja et lihtsam on loomulikult ja arvan, et ka teistel inimestel või ka poliitikutel, kes siin nagu vastu on, et nendel pole ka aega uurida, et lihtsam on nagu vastu olla nagu sellele. Selge on nagu see, et see majandusmudel, mida me valinud oleme, see eeldab nagu masstootmist. See eeldab tegelikult nii elektrimasstootmist, see tähendab ka seda, et olgu ta siis tuumajaam või olgu ta põlevkivist, mis on ka ju maavarade kaevandamine, eks ole. Olgu ta puidu ahju ajamine, olgu ta tuulikud, päikese elekter, mis praegu paljudele ei meeldi, et mõni aasta tagasi oli auasi panna tuulik või püsti või siis paneelkatusele, nüüd on see saatanast nagu, eks ole, väga paljude arvates. Et kõik need on need küsimus, samamoodi on see, et siin tselluloosi tehase jutud on olnud, eks ole. Turvalisem on nagu vastu olla ja paradoksaalsel või ma ei tea, kas paradoksaalsel, aga seal kombel nagu väga paljud ongi vastu, isegi vaata, kui me siin kinnisvara arendame Tartus, alati on 3 või 4 naabrit, kes on nagu selle vastu, et ärge tehke ja et ei sobi kõrgus, et pigem ehitage nagu maa alla ja öösel ja niimoodi, et näha poleks
ja tulge nagu mullamutid sinna kinnistu peale, et mis te siin oma autosid nagu pargite, et meil niigi kitsas. Nii et noh, vaata, eks inimesed nagu on sellised ja tulles tagasi selle juurde, me oleme valinud selle majandusmudeli, mis eeldab masstootmist ja eks siit need probleemid nagu alguse saavadki. Aga masstootmine eeldab ka alati nagu seda, et teatud määral elukeskkond saab häiritud ja nii edasi. Nüüd võib-olla on küsimus nagu selles, et me peaksime majandusmudelit muutma. No võib-olla peaksimegi, et Eesti oleks nagu täiesti siukene roheline ja rahulik linnulaulu täis riik. Ma räägin ilma irooniata nagu, eks ole. Aga siis tekib küsimus nagu, et kust saada vahendeid elamiseks, sest me oleme pangalaenud peale võtnud, tahame hästi elada. Ei ole niimoodi, et palk majas ja samblaga, ise korjatud samblaga nagu vooderdatult ja niimoodi, et ikka oleme võtnud siuksed seadused vastu, et uusehitistel peab olema ventilatsioonisüsteem, noh, neid me ise ei tooda, need imporditakse nagu sisse, importimiseks on raha tarvis, siis jälle küsimus, kus seda raha saada, noh, pangast võtame laenu, aga laenud tuleb tagasi maksta, niimoodi ei saa, Euroopa Liit annab toetusi, need tahab ka toetusi lõpuks tagasi saada, nagu Trumpki räägib, et näed, oleme teid siin toetanud ja elate meie kulul nüüd ja nüüd on aeg maksma hakata, pay. Nii et vaata, siis tekib nagu küsimus, et kui me seda masstootmise majandusmudelit ei taha, et mida me siis tahame, kuidas me siis elame ära, et kas me siis langetame elustandardit või valime teise majandusmudeli, mis meile sisse tooks. No üks variant oleks näiteks see, et nagu ma siin rääkinud olen, ja ka Vambolo Kolpakov on seda korduvalt rõhutanud, aastaid juba rõhutanud, et noh, me oleme konkurentsieelised Eestil nagu maha mänginud suuresti, aga võimalik on müüa meie seadusandlust. See tähendab seda, et teha maksud madalaks, bürokraatia viia nulli. No lisaks sellele, et see oma inimesi aitab, mis on ka väga tähtis, aga see võimaldaks tuua välismaa businessi peakontorid siia nagu, et raha hakkaks Eestist läbi voolama ja meie saaksime mitte automaksu ja tulumaksu ja käibemaksuga raha kokku korjata riigieelarvesse ja oma elustandardi püsti hoidmiseks, vaid saaksime väikest vahendustasu võtta lihtsalt, ütleme sellest, et väliskapital, suur kapital oma peakontoreid siin peab, raha läbi Eesti liigutab ja siis tuleks niimoodi riigil sealt raha vahelt võtta ja see kodanikele jagada umbes nii, nagu Norra riik müüb naftat ja osa naftatulust annab siis oma kodanikele otse nagu pensionifondidesse ja nii edasi. Ja, eks selle sama fosforiidi kaevandamisega, ega selle saadud tulu kui selline, et võiks olla tõesti nagu siuke omaette, kuidas ütleme siis nagu Norralgi see nii-öelda rahvuslik fond, kuhu see raha nagu pannakse ja siis selle raha eest tehaksegi, makstakse pensioneid välja ja teid tehakse korda ja nii edasi, et nagu nii-öelda, et maapõuest tulnud rikkus ei läheks niimoodi ainult teatud valitud inimeste kätte, vaid et reaalselt lähekski nagu nii-öelda rahva kätte, ehk siis meie maa, rahva raha, rahvale see peab minema. Aga Maksim, vaata, siin ongi nagu see, et juhul kui, eks ole, et ega tegelikult me täna ei tea nagu seda, et kas see üldse nagu kasumlik kuidagi on või kelle jaoks ta kasumlik nagu on. Et minu arust see kõik peaks nagu alguse saama sellest, et mitte mingitest siit küljest ja sealt küljest propaganda vormis, nagu me siin eelmises saatelõigus rääkisime, nagu Andro Roosi ehitustest räägitakse nagu niimoodi, kas see üldse kunagi valmis saab, eks ole. Et vaat see fosforiidi ja kõik nende tuulikute info on ka nagu hästi ühekülgne, et ühed võtavad ühest äärmust, teised võtavad teisest äärmust, aga kus see tõde on nagu, et ei ole nagu seda, ma tahaks näha tabeleid, et kõigepealt, mis see teeb loodusele, kui sügavale minnakse, kus on põhjaveed, asjad, et sükene ilma hinnangute ja emotsioonideta sükene tõsine analüüs, mis oleks rahvalikku vormi pandud, et iga keskmine eestlane sellest nagu aru saaks, seda võiks Rahvusringhääling nagu kajastada, see oleks üks asi, et mis meie elukeskkonnas saab, eks ole, et mis alad muutuvad elukõlbmatuks, tuua kaardi peal nagu ära, kus on nagu sükene elukvaliteedi oluline langes, mis jäävad puutumata, siis saaks hinnata nagu, et kas me üldse nagu tahame, et kui võib-olla ainukene elukoht, mis Eestis jääbki alles pärast fosforiidi kaevandamise algust, on Kihnu saar näiteks, siis on selge, et siis kui sa nagu miljard meile või miljon miljardit sisse tooks, et siis me ei taha seda, eks ole. Ma arvan, et me ei taha sellisel juhul. Teine asi, kui on head tehnoloogiad, on ära tõestatud, näidatakse ära, et näed, et võib-olla ainult Rakvere linn näiteks jääb selle alla ja see vald näiteks, ma lihtsalt toon nagu näited, eks ole.
noh, et siis, et kui palju see Rakvere linna ümber kolimine näiteks minu pärast Kihnu saarele maksab, et teeme sinna kaevandused, aga ma ei tea, et netokasum tuleb sellest, et ostame kõikidele, ehitame uued kodud kõikidele Rakverelastele, eks ole, Kihnu saare peale, teeme laevaliikluse, et neil sama mugav on reisida nagu Tallinnasse, Pärnusse, välismaale, nagu senisest Rakverest elukvaliteet ei lange ja siis jääb kasumid ka veel üle, noh siis ju, ja kui see on kõik niimoodi nagu tõestatud, siis nagu oleks ju see, et aga miks mitte nagu, noh. Ehk siis sa nagu ka nõustud või lähtud ka sellest põhimõttest, et paarisaja või paari tuhande inimese nii-öelda huvigrupi inimese vastuolu ei kaalu üle seda, et miljonile eestlasel oleks see kasumlik. Noh, teoreetiliselt jah, aga siis ongi, siis on juba järgmised küsimused, noh ütleme, et päris ju küüditada ka sellisel juhul kodust ei oleks õige, et noh, seal peab olema ikkagi nõustumus, see tähendab seda, et inimesele, noh, hea küll emotsionaalsed asjad on see, et keegi taha oma kodust võib-olla ära kolida, et on mugavam kodu teinud, aga noh, näiteks Rail Balticu või maanteede eest alati ikka ostetakse või tahaks uusi tänavaid teha, ostetakse maad ja majad nagu ära, teinekord sundkorras, et antakse inimestele noh, turuväärtuse asemele ja kompenseeritakse ka mingil määral niisugust emotsionaalset väärtust, et noh, see kõik on läbirääkimiste küsimus ja see peab kõik toimuma sellisel juhul nagu seaduse piires, et see ei saa olla niimoodi, et nagu minu minu kasutatav kaarik ära viidi. Lihtsalt ei teatatud ette ja ei teatatud pärast ka nagu lihtsalt viidi minema nagu jõuga. Et noh, see ei saa olla niimoodi, et minnakse ja nagu Nõukogude võim, et kedagi kodust ära küüditatakse, öeldakse niimoodi, et noh, et ega su maa polegi midagi väärt, nagu seal Nursipalus on, et tegelikult noh, hakatakse pommitama, tehakse müra ja siis öeldakse, et aga noh, võtame praegu su turuhinnad, me maksame sul praegu kinni, aga noh, vaata, kui juba müra on seda turuhinda alandanud, noh, siis see ei ole ju turuhind, et tegelikult see turuhind peab olema ikka siis siuken, mis ta nagu enne neid häiringuid ja asju oli, nii et samamoodi on nende kaevandustega. Ja jumala eest ärge võtke nagu seda, et ma siin juba räägin nagu seda, et fosforiiti tuleb kaevandada või ka ma ei räägi seda, et ei tule kaevandada, ma lihtsalt analüüsin nagu võimalikult objektiivselt nagu neid asju, mida tuleks nagu käsitleda, mis teemasid selle juures ja vaata, noh, siis juba tuleks edasi hakata vaatama, kui need asjad on nagu selgeks saadud, et kui palju elukeskkonda hävib ja kui palju sealt, ütleme, niisugust reaalset tegelikku kasumit tuleb, et kes siis see omanik on, et kas siis tuleb Ameerika onu siia või tulevad venelased siia või mingid juudi onud, kes on maskeerunud ukrainlasteks või tulevad, või on eestlased, oma inimesed, nii nagu Pätsi ajal seal Maardu kaevandus ikkagi, noh, oma Eesti firmad ju kaevasid, või Eesti riik on see omanik ja tõesti on niimoodi, noh, nagu sa ka ütlesid, et siis on fosforiidifond ja jagatakse kõikidele sinna pensionifondi ja siis ei ole seda vingu nagu praegu on, et kuule, me peame sul pensioni iga hakkama tõstma ja no siis peavad need asjad olema ka nagu selgeks pandud, et noh, et me paneme sulle, näidatakse nagu hüpnotisöör näitab sulle seda kellakest silma ees ja hüpnotiseerib su ära, me paneme sul pensionifondi, noh, siis oled nõus, kõik kirjutavad alla, nagu omal ajal need Ameerika indiaanlased, eks ole, aga tulemus on see, et järgmine päev lüüakse sind maha ja võetakse su kodu käest ära, et noh, nii ka olla ei saa, et öeldakse, et kuule, et aga pensioniiga on nüüd 80 aastat, et noh, me maksame sinna fondi küll, aga ega sa seda kunagi ei näe, et tõenäoliselt sa ei ela ju 80 aastaseks ja kes elab, noh, ütleme, eks võtame siis võib-olla muude trikkide käest ära. Nii et need asjaolud tuleb nagu kõik paika panna ja siis saab otsustada, aga niimoodi ei ole nagu riigivõim seda kuidagi analüüsinud või need, kes tahavad läbi suruda neid asju. Jah, teeme siin kiire hingetõmbepausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon ja käis eelmisest segmendist läbi Ameerika onu ja nii edasi, siis ei saa me mööda ega ümber rääkimata jätta puutumata ikkagi seda suurt Ameerika onu ja kehtestatud tollitariifid Euroopa Liidule 20%, Hiinale lausa 34% ja nii edasi ja no mulle tundub, et majandusmaailm kui selline keeratakse nüüd täiesti pahupidi, et Andro, sa kui majandusteadlane, et mida see Euroopale või ütleme, võtame sellisest samm-sammult, et mida see turbulentne aeg seal Trumpiga tähendab Euroopale ja siis vaatame, mida see tähendab Eestile? Ma ei ole seda analüüsi teinud, ma ei oska sulle vastata nagu selles mõttes, et no vaata, ega see ongi palju keerulisem, et kui ma hakkan sulle puusa pealt nagu ütlema, et see ei oleks nagu õige, et aga mida me siin Euroopas üldse toodame nagu selles mõttes, et mulle tundub, et me ei tooda nagu midagi, et
me pigem vahendame nagu, ütleme Hiina kaupa ja nii edasi, et ma ei tea, et ma arvan, et võib-olla pihta saab esmajoones siuke vahendussektor nagu, aga see võiks olla tervendav majandusele. Et kaovadki ära siuksed šlikerdajad sealt vahelt nagu nii-öelda. Et hakkab Ameerika otse Hiinast ostma näiteks või hakkab Afrikast ostma või hakkab Suurbritanniast ostma või mis iganes nagu seal, et kellega ta nagu paremad ühepoolsed kaubanduslepped saab, et pigem Euroopa, ütleme, konkurentsivõimet kisub alla ju see, et sisuliselt on nii jõumeetoditega, juriidiliste meetoditega pandud kinni energeetikasektor Venemaaga nagu. Et torujuhtmeid on sihilikult ka puruks pommitatud Ukraina poolt näiteks, mis tuleb, mis toidavad Euroopat. On, ütleme, see Nord Stream 1 ja 2 vist rivist väljas. Nii et, ja nüüd me ostame kallist Ameerika gaasi nagu sisse, Ameerika naftat kallima raha eest. Ütleme, et kõik on nagu kuki-muki, aga energeetika, see on ju teiste majandussektorite alus, et tehased vajavad kütmist ja ütleme, aur vajab tekitamist tehastes ja elektrit on vaja ja kui see sisend muutub nagu kalliks, siis ma arvan, et mitte Trumpi nii-öelda need tariifid ei ole mitte surmakell, vaid ikkagi see, et energia hind Euroopas on kasvamas ja see teeb sisendi kalliks tootmisele. See on iseenesest nagu tariif sisuliselt. Et me oleme ise need tariifid endale kehtestanud ja nüüd on küsimus selles, et meile, ega me ei pea tingimata eksportima selleks, et jõuka tulla. Et Euroopa on nagu piisavalt suur, et sisenõudlust ise rahuldada, et piltlikult öeldes seda, et ei too veiseliha Uus-Meremaalt sisse. Muide väga palju tuuakse Euroopa kohvikutesse, ka Eesti kohvikutesse Uus-Meremaa veiseliha, mis on nagu absurd ju, eks ole. Nii kaugelt. No vot, see on absurdne tuua sealt, eks ole, või tuua Hiinast piimapulbrit näiteks või viia Hiinasse piimapulbrit, see on tegelikult absurd, seal on nagu mingisugused dotatsioonid taga, sest see ei tasu lihtsalt ära nagu, kui me nagu päris turutingimustel seda teeksime. Nii et kõigepealt tuleb see energeetik küsimus lahendada, aga see on väga lihtne. Tuleb kasutusele võtta uuesti kivisöömaardlad, mis on Poolas ja Saksamaal ja mujal ja niisama lihtne see ongi. Ma mäletan seda, et ma oma majagi, ema oma maja küttis, nüüd on õhkvesi pumbad pandud, aga alguses Venemaa kivisöega, kui sõda hakkas 2014, siis Venemaalt pandi need asjad kinni, enam ei tulnud, siis toodi Ukrainast. Nüüd on Donbass ka nagu Venemaa käes, et pole enam aastaid ostnud kivisütt, et ei tea, kas saabki nagu. aga ma ütlen, et elekter on ju kallis nagu ja kivisöega oli ikka need, kui me kütsime, oli odavam kütta nagu selles mõttes. Aga nüüd ma arvan, et seda kivisütt ei olegi saada. Tartu lähedal, ma mäletan, ma ise olen ostnud 100-kiloste kottidega ja kühveldasin nagu alla. Sugulased veel ütlesid niimoodi, et mis sa loodust reostad, aga mina arvan, et see on niisugune mõnus tegevus. Nojah, et üldiselt ega need tariifid ju, eks Euroopa ilmselt tuleb Ameerikale ka võlajatab vastu, aga et Eesti aspekti pealt vaadatuna ja üldse tegelikult sa ka mainisid õigesti, et mida Euroopa toodab, et ma hakkasin nagu mõtlema, et ega vist peale autode, mis sinna USA-sse läheks, ega mul endal nagu pähe ei tuleks midagi siukest. No ja autosid ka ju järjest vähem, ega need pannakse kokku Jaapanis, Hiinas, sellistes riikides, et ega nad ei liugi Euroopast välja. Euroopasse tuleb võib-olla see peakontori kasum, aga kas enam eurooplased omanikudki on nendel, see asi vajab ka nagu uurimist. Minust Volkswagen läks ju pankrotti Saksamaal ja ei, ta tegutseb, aga ikkagi suured kontsernid. Tehased pandi kinni, peakontor tegutseb, aga tehased pandi kinni. Tehased tõmmati koomale tõesti kõvasti, et kõik see tekitab nagu palju küsimusi, et mis see nagu tähendab. Ja Eesti näiteks superkondensaatorite tootmine, kus siin seda Taavi Madiberg on ja siukene tähtis mees, kunagi mäletan, kohtusime, oli omanike keskliidu esimees. Aga minust nad ei ole ühelgi aastal nagu kasumit teeninud, et kogu aeg on asi nagu kahjumis, aga see on nagu Eesti üks siukene esinogija, mida öeldakse nagu, et vaat see on nagu, millega Eesti nüüd hiilgab nagu, eks ole. Skype'i enam pole, aga pole kunagi olnud tegelikult Eesti oma, aga näed, et vaata nüüd on superkondensaatorite tootmine, aga kui vaatad majandusaasta aruanded, on kahjumis. Bolt on ka? Bolt on vist Bolt pidi olema ka väga suur majanduse vedur, aga on kahjumis.
jah, fassaad on ilus, aga numberid räägivad teist keelt, nagu nii-öelda. Ja, eks need imporditariifid, mis seal ka, et Jaapanile kehtestati suured, et Jaapan ilmselt saab ka kõvasti tunda seda, kuna Jaapanil ka jällegi tulles tagasi autoturu juurde, siis 10 enim müüdavamast autost 8 pidi olema Jaapani toodangut. Või vabandust, 6 Jaapani oma ja siis 2 olid Korea omad. Et see näitab nagu seda, kui palju sõltutakse nagu kogu sellest asjast, aga sellega seoses ju nüüd Trump ju nagu hakkab seda sisetootlust nagu tõstma, et mis arvad, et kas see aitab kaasa, kas tuleb nagu see Make America Great Again või see on ikkagi vale saab tema poolt? Ei, kui oma tootmine taha tuleb, see tähendab seda, et kui hakatakse maavarasid kaevandama, ta peab ikkagi keskenduma nagu selle peale, et oma rauda ja kõike nagu tsinki ja tina ja ütleme Ameerika enda naftat, et kui see nagu järgi tuleb oma energeetika, miks ta ei ole võimalik? Ikka on võimalik. Ma ei tea, kas Ameerikas, ma arvan, suur maa metsa ikka on nagu ja kõike, sõltub osariigist. Oma põllumajandus, miks mitte? Ja vaata, ma arvan seda, et mitte ma ei arva, vaid kui sa vaatad nagu tehiolusid, siis see nii on, et Ameerika ja Trumpi tegevus tähtsustatakse üle, sest Trump kamandab ju 400 miljonit inimest umbes, natuke alla, mis on Ameerika rahvaarv 350. Aga maailmas on ju 7 miljardit. Ja küll, et väga paljud neist ei ole võib-olla maksejõulised Indias ja Hiinas, aga väga paljud ka on. Ikkagi on. Nii et kui me räägime autode tootmisest, Jaapan toodab autosid ja teised riigid ju ka veel, kas või Euroopa toodab autosid, siis eksportturg on ju piisavalt, ega sa ei pea ainult Ameerikasse müüma. Sa võid ju Lõuna-Ameerikasse müüa, sa võid Afrikasse müüa, sa võid Hiinasse müüa, sa võid Venemaale müüa. Igale poole võib müüa nagu, et küsimus on lihtsalt heades kaubandussuhetes, üks turg kukub ära, siis on teine, ega Trump ei ole selles mõttes ka kõik võimas, et ta saaks nagu keelata ja käskida, kehtestab kas või ütleme 100% tollid, ta paneb Ameerika turu kinni. Aga ülejäänud maailm on ju lahti, kui riigijuhid ja valitsused on nagu mõistlikud ja suudavad omavahel kaubandust teha, nii et ega Ameerika, see ei ole veel ju maailma lõpp. Jah, sellised mõtted teeme nüüd aga kiire pausi ja siis oleme tagasi viimase osaga saatest Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ja nüüd tuleb selline ütleme see Andro Roosi lõputu vankrisaaga järjekordne peatükk, et sinu vanker, mis ikkagi püüab pilke ja ma arvan, et vist ei ole enam tartlast jäänud, kes poleks seda näinud. No ma arvan ka, et alati kui midagi vankri juures toimetatakse, kohe antakse mulle teada ja isegi on Tartu heidikud, eluheidikud, kui vihma sajab teinekord ja mitte ainult, tavalised inimesed ka, aga eluheidikute jaoks mõnikord on see koht nagu, kus istuda ja muidu peaks palja taeva all nagu olema. Nii et ma olen ka selles mõttes võimaldanud peavarju nendele, kes on vähem kaitstud ühiskonna poolt. Peaasi, et nad sinna oma ihuhädad ei kergendaks. Ei, ma olen ikka kontrollinud, kõik on seal puhas ja ma olen puhastanud ka seda. Nii, ja siis on ega vaata, bussis sa ka ei tea nagu selles mõttes, istud nagu ja kes siin enne istunud on. Ja, aga kohvik, kuidas kohvikused, vaata nüüd sellise mõttega, et meil saade läheb eetrisse esmaspäevane päev, kuna meil siin oleme eetris, selleks kuupäevaks on siis juba 7. aprill, et lähiajal mingid sündmusi seal? No sündmus oli e-hääletuse mustkunstitrikid Märt Põdra poolt, et mis nüüd tulevikus tuleb, eks me siis jooksvalt vaatame, ikka on tulemas, pidevalt on tulemas. Poliitooaeg läheb ka lahti. Nii et, aga oota, kas sa tead seda, et mu vanker ära viidi või? Ei. Ei tea? Ei tea. Vanker viidi ära mul ju. Ilma ette teatamata. Nii. Siin, ma ei mäleta, mis päeval see oli, kas eelmisel kolmapäeval äkki. 1. aprillil mulle keegi tegi aprilli nalja, et kuule vanker on kadunud, ma ütlesin, et aprill, ma ei lähe õnge, aga 2. aprillil viidi minema. Ilma ette teatamata ja pole siiamaani teatatud, et kes viis, mis alusel. Inimesed on läinud ja pilti teinud ja ma panin Facebooki üles ka nagu, et ta on linnavalitsuse parklas jällegi.
aga eks see nagu näitabki seda, et noh, argumendid linnavalitsusel said nagu otsa, et viidigi ellu nagu see ähvardus, mis eelmine kord oli, kui kätte anti, et rohkem te sinna ei pane, sai küsitud, mis alusel, ja vastus oli, teid on hoiatatud. Noh, nagu Stalini ajal KGB, teid on hoiatatud, kui Gulagi ei taha minna. Aga meie ei ole nõus sellega. No see, et mingi moment ootasid, et tulevad mingid suuremad jõmmid tulevad sulle sinna hoiulaenu ühistuse sisse. Ei, no vaata, kui sa nüüd kohviku teemad ka nagu tõid, et keegi oli kohviku reklaami ju sinna üles pannud ja linnavalitsus mitu nädalat mauras sellega, et minu käest kätte saada reklaamimaksu. Aga siis ma küsisin, et kes on siis reklaamimaksu kohustuslane ja ametniku proua ilusti vastas, et reklaami paigaldaja. Aga mina ütlesin, et mina ei tea ju, kes on reklaami paigaldanud. Mina ei ole paigaldanud. Ma panen käe südamele ja piiblile ja kuhu iganes te tahate. Mina ei ole seda reklaami paigaldanud sinna. Ja noh, küsisid, kes on paigaldanud. Ma ütlesin, ma ei saa kahjuks aidata nagu sellega. Et ega ma ei tea ju, kes on selle paigaldanud. Et ma tulin, tõepoolest oli niimoodi, et üks hommik tulin tööle, vaatasin, et näed, et ongi reklaam pandud vankri peale, et kogukonna kohvik, plaan B. Ja teisel pool, mida ametniku proua ise ütles, et see on sotsiaalne reklaam, et seda nad ei pea siis nii-öelda kommertsreklaamiks ja see ei kuulu reklaamimaksu alla, kus on siis purustame automaksu ja valimised. Noh, ma arvan, et sellepärast ära viidigi tegelikult. Neile ei meeldi nagu see sõnum nagu seal linnaisadele. No, minul nagu jääb natukene täiesti arusaamatuks, et kuidas on niimoodi, et sinu vankrini on nagu käe minu kasutatav vanker, ma ei kinnita, et see vanker mulle kuulub. Et sinu kasutatav vankrile nagu küüned taha on võimalik saada, aga kogu linna täis neid stripiklubi rondiautosi, nagu, mis seisavad, et aastaid seisavad nagu et neid kuidagi nagu ei saa ja vaata, kui sa sõidad Tartus ringi, mõni auto pargib seal aastakümned juba, kummid on tühjad ja põhi on vastu maad, ei saa viia. Aga vanker nagu saab? Vanker saab. Et selles tulevad küüned taha? Ja ei pea olema ka juriidilist põhjust, et nagu, et me teeme seda sellepärast, et vaata, mingi seaduse punktid nagu, et noh, hakka siis vaidlema või esita vastulaus, et seda võimalust ei antud ja ei enne ega pärast äraviimist. Nojah, et mis siin öelda, et aga kui sa nüüd tead, et kus ta asub, et kas sa oled mõelnud, et lähed sinna nii-öelda oma õigust nõudma ja küsid, et mis alusel ära viidi ja andke palun ka anker tagasi, tooge nii-öelda teisaldamise kulud ka võtke kanda ja olgu homme seal samas kohas olla või mis su järgmised sammud on? Noh, nii nagu president Trumpki ütleb Ameerikas, et we will strike back, et me anname vastulöögi, et aga me arutame seda, mõtleme. Aha. No, et kõike asja tuleb külma peaga teha nagu. No vot, see sinu vankri ja see lõputu saaga, et ütleme, et kui sa kunagi selle vankri nii-öelda lasid endale sinna maja ette panna, et kas sa ise uskusid, et sellega tuleb nii palju tegemisi ja kui palju kentsakaid olukordi sellega nüüd su ellu tuleb? Ei uskunud. Aga tõesti, ega see vanker on ennast selles mõttes igati nagu õigustanud, et mulle tundub, et linnarahvale meeldib see vanker. Sest vaata üks asi nagu veel, et ma läksin ju, sa eelmises saates kajastasid ka seda, ma läksin bussikoolitusele ja need bussiõpetajaga oleme paar korda mööda sõitnud sealt ja seal ta on öelnud, et sul hakkas sisse, et see on ümber põige nagu ja pärast näitad, et tagasi põikad nagu sinna põhiraja peale ja üks päev ennegi sealt mööda sõitsime, kui ära viidi, ütles, et kas sa ei karda, et sa ise puruks sõidad selle nüüd bussiga siin nagu. Ütlesin, et ei, et tuleb liiklusseadust täita, et põikadki ümber ja rahulikult sõita ja ikkagi. Vast vaata, üks asi, üldiselt toetatakse seda vankrit. Tegelikult ongi maamärk ja siuke teistmoodi asi ja huvitav ja ma olen ju seda muutnud nagu natukene, et sõnumid on seal muutunud ja et ei ole kogu siuke üksluine värk. Aga vastased on öelnud, et et tead, et ei saa mööda ja peab ümber põikama ja takistab siin seda ja teist. Kuule inimesed, kes seda ütlete, palun tulge koos minuga võitlema, ma vajangi teid. Hakkame võitlema liiklustakistuste vastu, ringteede vastu, munakivi igasuguste takistuste vastu, mis tehakse keset sirget asfalti, pannakse mingid munakivi, sellised nukad, et liiklust rahustada. Hakkame võitlema lamavate politseinike vastu, mida on arutult palju Tartusse pandud. Need on ju kõik liikluse rahustamise meetmed. Aga see minu kasutatav vankergi näiteks, eks ole. See ju rahustab vaieldamatult selle Jakobi tänava liiklust, mis on positiivne. Inimesed ei tule mäest alla suure hurraaga. Seal on lapsed, tõesti kool on lähedal, vanalinna kool on lähedal.
seal on park lähedal, Toomemägi, eks ole, inimesed käivad, võivad teele astuda, seal tulebki rahulikult sõita. Nii et ma olen tänuväärset tööd teinud ka teie arvates või teie heaks kulla vankri vastased, et tegelikult tulge ja pooldage ja kui te tõesti olete sellel põhjusel vastu, et see liiklus takistab, tulge minuga koos võitlema. Hakkame võitlemegi ebaloogiliste liikluse takistuste vastu. Nii et see vanker on sümbol, ta on sümbol kõikide jaoks Tartus. Selliste sõnadega aga lõpetame. Aitäh, Andru, saade oli Eesti Kroon, kohtume juba uuel nädalal ja mis seal ikka, loodame, et vankri saaga jätkub ja ta on, ütleme, muutunud juba meie nii-öelda nagu püsisegmendiks meie saates, et ilma selleta ei saa ja tõesti, et väga väärt käik oli sul see vanker sinna tekitada, et sisu toodab ta küll. Kindlasti. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu.